Tervist sõbrad, issand on hea ja tema heldus kestab igavesti. Minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Ma tänan Jumalat, et lõpuks ma sain oma lõputöö sinnamaani, et saata see ära. Ja nüüd jääb veel vaid kaitsta seda lõputööd. Tohutu hulk raamatuid, mis sai läbi töötatud artikleid, internetilehti, vaadatud, viiteid, korrigeeritud, teksti muudetud, mitmed sõbrad aitasid mind ja lõpuks jõudis see sinnamaani, et ta on nüüd ära saadetud ja suur tänu kõigile, kes ka minu eest palvetasid, sest see oli üks intensiivsemaid perioode mu elus. Press oli seljas, aga väga huvitav uurimus lõpuks sai tehtud. Ma nimelt uurisin koguduste annetuskultuuri kohta erilise fookusega kümnise andmise suunas. Tulemused on väga üllatavalt põnevad ja head ja ühel hetkel ma avaldan ka neid, aga sellel hetkel ma tahan lugeda teile 1. Korintlastele kirjast peatükk 3 ja siin salmist 5 öeldakse meile edasi, et mis on siis Apollos või mis on Paulus, mis muud kui käsilased, kellede kaudu te olete saanud uslikuks. Paulus kirjutab siis siin Korintuse kogudusele nendest inimestest, kes seda kogudust on teeninud. Seda mööda, kuidas issand kummalegi on andnud. Ja siin on see salm, mida ma tahan rõhutada. Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. Hämmastav, et kasvamise vägi on Jumala käes. Tema on tõepoolest lõikuse issand. Ja ei sina ega mina suuda panna midagi kasvama. Me võime istutada, me võime külvata seemne, aga me ei saa peenra juures või istutatud õunapuu juures seal seista ja pigistada seda kasvu välja, paluda seda kasvu, nõuda seda kasvamist. See, et seemnerakk ja munarakk ühinevad, saab viljastatud munarakk ja siis paljuneb see üks rakk 8 ja siis 4 ja siis edasi 8. Ja toimub see kasvamine. See on Jumala üleloomulik kasvamise vägi, mis seal avaldab mõju. Ja see on imetlusväärt, et asjad kasvavad. Ja Jumal on see, kes laseb asjadel kasvada. Tema käes on kasvamise vägi. Aga inimesele on ta andnud külvamise meelevalla. Nii et kui Jumal andis inimesele loomises valitsuse kogu maa üle, siis ta ütleb seal spetsiifiliselt, et annab talle kõik puuviljad, milledes nendes seeme on, viidates seemnele. Nii et see valitsus ja meelevald oli rakendatud vähemalt seal Edenaias sellisel viisil, et inimene külvas, mida ta tahtis sinna põllule. Jumal lõi inimese põllumeheks või aiapidajaks. Muuseas, Jeesus ütles, minu isa on viinamäe aednik. Nii et Jumalale on aiapidamine väga südamelähedane. Ja see, miks mulle ka meeldib aias tegutseda ja põllumaa ja muude selliste asjadega tegutseda. Aga Jumal andis inimesele meelevalla algatada asju, käima lükata asju, külvata üks seeme. Kõik hakkab pihta ühest väiksest asjast elus, kas pole nii. Ma mõtlen Apple, telefonid, arvutid, Apple kaubamärk tänaseks maailmas nõnda tuntud. Ühel hetkel oli ta maailmas kõige väärtuslikum või kallim firma. Aga Steve Jobs ja tema kaaslane, teine Steve, alustasid lihtsalt ühes garaažis Apple'ite tootmist, pannes kokku esimese prototüübi arvuti. Ja kuidas see on kasvanud. Ja samamoodi Bill Gates ja Paul Allen, kes juba seal ülikoolis hakkasid programmeerima ja vaikselt kaastööd tegema ja toimetama selle kallal, millest hiljem sai Microsoft või Mark Zuckerberg, kes samuti ülikoolis pani käima selle Facebooki. Alguses selle mõttega, et see ainult teenib selle ülikooli õpilaste huve. Mitte võib-olla mõistes, et sellel on potentsiaal kasvada maailma suuruseks platvormiks ja sotsiaalmeediaks
ja muidugi teha tema nimi nõnda kuulsaks. See on kasvamise vägi, aga kui need tegelased ei oleks seemet külvanud, ei oleks käivitanud seda asja, siis ei oleks ka millegil olnud kasvada. Aga siin on teine osa samuti, Apollos kastis. See viitab hooldamisele. Nüüd kõik asjad elus, sinu peenar, suhted, su auto, su maja, su füüsiline ihu, suhe Jumalaga, mõtle mille peale iganes, need kõik vajavad hooldamist. Ja see on, mida Jumal on kutsunud inimest tegema. Me oleme majapidajad. Me ei ole tegelikult mitte millegi omajad ja majapidajad tegelikult ju tegelebki hooldamisega. Kinnisvara hooldusfirmad, need majandavad korterelamutega. Nad puhastavad, koristavad, lapivad seal asju, kui midagi hakkab lagunema. Ja see hooldamine on eluliselt tähtis, et asjad püsiks ja asjad oleks. Nõnda siis, kui inimene paneb midagi käima, Jumal on pannud kellegi südamesse midagi teha. Kavatsus iseenesest või unistus ei ole see võti, miks asjad juhtuvad. Paljud inimesed lähevad hauda, unistused jätkuvalt nende südames, aga pihta hakkamine, käivitamine, sa külvad, sa istutad ühe asja. Ja see on tõsi, palju asju võivad elus minna nurja ja parimad ettevõtjad selles maailmas on pankrotistunud mitmeid kordi enne, kui nad ehitasid edukad ettevõtted või neil olid ebaõnnestunud projektid. Nii et mina ja sina, me ei saa heidutuda ebaõnnestumistest ja läbikukkumistest, sest neid tuleb niikuinii. Me peame jätkama külvamaks, jätkama istutamaks. Ma istutasin ühe vahtra puu, ühele lootusega, et ühel päeval ma saan sellest mahla võtta oma kasvuhoone taha. Üksnes, et sellel kevadel avastada, ja tuli juba mitu aastat seal kasvanud, et on ära kuivanud. Ma ei tea, mis pärast. Nii et läbi kukkumine, mis tähendab seda, ma pean uue istutama ja selliseid ebaõnnestumisi tagasilööke meie elus tuleb, mis tähendab, sa pead jätkama külvamaks, jätkama istutamaks ja jätkama hooldamaks. Võib-olla sellise põhjus, miks sa vahe välja suri, võib-olla mõni kits või keegi hampsas sealt ja nüüd ta kuivas ära. Seal juures tundub olevat mingisugune kahjustus ka. Nii et hooldamine, meiepoolne hooldamine ja see, et me oleme asjad käivitanud, teeb seda, et asjad hakkavad kasvama. See kasvamise vägi on müstiline. Ma võiks öelda, see on üleloomulik. See on üle meist igal juhul, üle meie pea. Aga külvamine ja hooldamine on lihtsad asjad ja lihtsad asjad elus on lihtsad asjad tegemata jätta. Igal juhul, sõbrad, mida iganes Jumal kutsub meid tegema, mis iganes ülesande ta meile on andnud, mingisugune teenistuse töölõik, see võib olla kogudus, peresuhted, sõprussuhted, suhe Jumalaga, need kõik vajavad mitte ainult käivitamist, vaid vajavad pidevat hooldust. Ja läbi selle, mida siin Paulus ütles, et keegi istutab ja keegi kastab ja hooldab seda, selle kõige käske Jumal laseb asjadel kasvada. Kuidas sünnivad suured asjad? Väikestest seemnetest, mida on kastetud, mida on hooldatud ja hooldatud ja veel kord hooldatud ja siis palgatud juurde inimesed hooldada ja ühel hetkel kasvab sellest midagi imelist. Nii et sõbrad, ärgem alahinnakem väikse seemne väge ja väikest igapäevast hooldust meie füüsilise ihu juures, kuidas meie tervis paraneb, suhete juures, kuidas need hakkavad muutuma paremaks. Kõik asjad elus. Jumal on andnud meile majapidajaks olemise teenistuse, hoolduse teenistuse. Ja ütleb, kui sina hooldad asjade eest ja annad sündi asjadele, külvad asju ja istutad asju, mina annan kasvamise väe. Ja Jumal on see, kes laseb kasvada asjadel. Tänu Jumala selle eest. No võt, seda ma tahtsingi teile öelda. Olge vahvad, olge õnnistatud. Näeme jälle.